Tere tulemast kuulama meie podcasti Culture Unseen. Mina olen Krislin ja Mikaelaga on meil väga hea meel tervitada meie toredaid külalisi täna, kelleks on Natalii Mets, kes on siis Eesti esimene ööelu nõunik. Ja, tere! Aastast 2021 on meil siis niinimetatud ööelu linnapea ja oled olnud kaasasutaja siis Ida Raadio algatusele, mille üle meil on kõigil väga hea meel ja samuti osalenud väga paljude põnevate festivalide korraldamises. Aitäh tulemast! Aitäh! Ja temaga kaasas on meil Liisa Aan, kes on samuti noorte ööelukultuuri väga oluline lüli, kes on olnud nii ürituste korraldaja, DJ kui ka loonud klubi Demo Club. Päris öölinnapea. Aitäh, tere! Tere tulemast! Kuidas siis teid teevis ööelukultuurini ja mis inspireeris teid seda kujundama ja sügavamalt uurima? Minul oli lugu lihtne, ma tulin 2016 aastal Tallinnasse gümnaasiumisse ja siis me hakkasime väljas käima, valutasime vanalinna sõbrannadega suhteliselt kiiresti ja käisime pigem lihtsalt niimoodi baarides ja väga nagu underground klubisid alguses ei puutunud. Ja mis see küsimus oli? Et mis see sind inspireeris sellesse ise panustama ja seda uurima? No jah, alguses me lihtsalt laaberdasime ringi nagu täismelised ikka ja siis mingi hetk ma sattusin helikopterisse, kui see tuli üsna alguses ja siis ma ei mäleta, mis pidu see oli ja ma ei mäleta, kes seal oli, ma mäletan hästi vähe sellest, aga ma lihtsalt mäletan seda tunnet, et alguses, kui me sinna kohale jõudsin, ma ei teadnud, kes Luuk ja Madeleine on, ma ei teadnud sellest kohast mitte midagi. Need inimesed, kellega ma läksin, ma kohtusin nendega esimest korda sellel öösel üldse, mul oli no idea, kuhu ma satun ja kohe, kui ma sinna sisse läksin, siis oli lihtsalt siuke lihtne, aus tunne. Ei pidanud muretsema, see olid kõik õiged inimesed, keda ma näha tahtsin, terve öö oli tore ja kindlasti oli tore, sest ma ei mäleta sellest palju. Aga jah, lihtsalt see, kui aus ja lihtne seal kõik oli, et see ei olnud kuidagi nagu sunnitud. Ja see ei olnud kuidagi sunnitud ja see ei olnud ka niimoodi üleliia kureeritud ega midagi sellist lihtne aus. Teitsid koha oma koha? Jah, absoluutselt. No mina hakkasin pidusid korraldama keskkooli viimases klassis, nii et umbes vist 15 aastat tagasi praegusest hetkest ja see esimene väljaspool kooli korraldatud sündmus tuli ülijuhuslikult, nagu tegelikult ma ütleks enamus mu asjad on tulnud väga nagu täiesti mitte planeeritult ja läbi mingisuguste alasündmuste, mis ei oleks pidanud juhtuma. Aga ma läksin uue juuksuri juurde, kellega me hakkasime lobisema, ta oli mu juuksed oranžiks ja siis me kuidagi jõudsime selleni, et ei ole minna kuhugi välja, ei ole nagu sellist tüüpi pidu või kontserti või mingit nagu eventi, mis endale meeldiks. Ja siis me otsustasime, et me hakkame seda koos tegema. Ja siis esimene pidu, mis me korraldasime, kandis pealkirja Kosmosepuhvet ja toimus Polumeris, ehk siis lokatsiooni mõttes täpselt sama lillaasum, kus sinu ööelu alguse sai. Ja me võtsime suht suurelt kohe ette, et meil oli seal päevasel ajal mingi disainiturg ja siis oli 2 saali, kus olid DJ-d ühes saalis ja siis bändid teises saalis ja siuke nagu kõik olid kohal, mingi meediakajastus oli ja see oli nagu tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et nagu kui suur vastutus see oli ja mida me tegime ja nagu kui vähe me tegelikult teadsime midagi, a la, et kui helitehnik ütles, et kuule, et ma võtsin paar valgust ka kaasa, et ma vaatsin, et sul nagu Raideris ei olnud midagi, et ära muretse, et ma ei pane juurde, et siis ma olin mingi, valgus, okei, wow. Ja hea mõte vist küll on ju. Ja siis sealt kuidagi minu jaoks areneski kõik edasi, et ma läksin õppima kultuurikorraldust, hakkasin tegelema bändide manageerimisega, pärast ülikooli veetsin aasta New Yorgis ühes muusikamanagementis, tagasi tulles ma küll tööle hakkasin kunstiakadeemias üldse nagu siis selles mõttes vahetasin nagu valdkonda korraks, aga ikkagi projektijuhina
ja siis seal paralleelselt ikkagi jätkasin pidude korraldamisega, siis mingi hetk kutsuti mind toona siis Kalana Soundi juurde projektijuhiks, siis tegin Mägede häält, kuskil seal on Italian Music Week, kus ma töötasin mingid aastad, ja siis Ida Raadio tuli 7 aastat tagasi, kui nii mõelda, siis tegelikult juba päris nagu kaua on see olnud ja see oli ka samamoodi, et ühel FTK-l lihtsalt Robert Nikolajev nagu hakkas rääkima, et Eesti raadioskene on sitt ja siis mina lihtsalt olen oma natuurilt siuke, et oota, aga siis teeme midagi sellega ja siis läks paar nädalat mööda või no ma kuidagi veel küsisin Robertilt, et umbes noh, et mis sa siis mõtled või et mida nagu vaja oleks ja Robert oli nii, et noh, et nagu merekonteinerit oleks vaja ja siis kuidagi mõtlesin, et mida teha või kelle poole nagu pöörduda või kuidas üldse seda nagu ajama hakata ja siis me läksime Telliskivi loomelinnakusse, saime Jaanus Jussiga kokku. Mul oli kaunis presentatsioon tehtud, küsisin, kas ta tahab seda näha, siis ta oli nii, et ei, et nagu kui Rasmus Rask tuli ja ütles, et ta hakkab tegema Lamu jäätist, et siis ma uskusin, et kui sina tuled ja ütled, et sa hakkad tegema raadiot, et siis ma usun. Ja siis sealt läks nagu see Ida Raadio teema lahti, mis noh, ka avas mingeid nagu teisi uksi, sest et eriti nagu alguses skene võttis nagu ülihästi vastu või see nagu pani mingid asjad liikuma. Ja siis jah, siis 4 aastat tagasi ka täiesti juhuslikult jälle peol olin siis ühes vestluses, mille tulemus oli avalduse saatmine Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ja seda nagu öölinnapea teemat ma tegelikult olen rääkinud aastaid, ma arvan, et esimest korda ma kirjutasin sirpi sellest artikli nagu praeguseks hetkeks mingi 8 või 9 aastat tagasi ja siis see ka kuidagi lihtsalt nii juhtus, et me siis nagu tegime sotsidega selle Tallinna ööelu strateegia nagu ettepaneku siis selles kampaaniaperioodis ja siis ka lihtsalt juhtus, et me olime siis kutsutud sellesse esimesse koalitsiooni pärast valimisi koos Keskerakonnaga ja siis meie üks nagu see punkt või soov oli, et tekiks ka see ööelunõuniku koht. Ja siis veel vahepeal ma ju ka lõpetasin magistri sellel kevadel, kus ma ka uurisin ööelu, ehk siis uurisin eesti ja venekeelsete noorte integratsiooni läbi klubikultuuri. Ja kõiki neid punkte tahaks sügavamalt ka uurida, aga väga põnev on kuulda, kuidas on olnud sellised pidused õhkkonnad, need algatusmomendid, kus on see piisavalt motiveeritus ja pealehakkamine ja õiged inimesed koos, et need ideed jõuavad reaalse teostuseni, et neid ideid on küll paljudel palju, aga niisugust algatavat energiat ei ole võib-olla nii paljudel, nii et seda on hästi inspireeriv näha. Aga kui me nüüd alustame nendest esimestest ettevõtmistest, mis olid siis su peod ja festivalid, siis mida sa õppisid nende festivalide korraldamise käigus? Kuidas sa nägid siis Eesti festivalide olukorda ja kuidas sa praegu tunnetad seda, et mis on muutunud? No üks asi, mida ma kindlasti olen saanud kogeda, on nagu valdkonna heas mõttes professionaliseerumine, et ikkagi 15 aastat tagasi oli keegi väga siis just nagu minu põlvkonnast ei teadnud, mida tehakse või kuidas tehakse, et siis tegelikult tekkisid nagu esimesed need nagu uue kooli muusikamänedžerid. Et mina olin nagu üks esimestest, Karl Sirelpuu oli ja siis sealt hakkas nagu juurde tekkima ja festivalidega samamoodi, et väga palju sellist nagu koha peal leiutamist on ja kindlasti on neid festivale, mida korraldatakse endiselt nagu suvaliselt või kuidagi nagu hoo pealt, aga mulle isiklikult meeldib nagu plaani järgida rohkem, kui lihtsalt nagu tuule suuna järgi otsustada. Et ma kindlasti õppisin seda, et kindel saab olla peamiselt ainult iseenda peale.
võib-olla kui võtta nüüd need festivalid ja samuti Ida Raadio, et üks asi, mis on paljuski sarnane, on see, et palju tööd on vabatahtlik ja hästi vähe on võimalust maksta inimestele. Et mis sa ütleks, et kust see tuleb ja miks see meile vajalik on ja kuidas on see just eriline meie pildis ja kas see peaks muutuma? No selles mõttes Eestis ei ole alternatiivkultuur siis avaliku sektori poolt hästi rahaliselt toetatud. Aga ka see on paranenud, et jälle, kui nagu ma mõtlen selle aja peale, kui ma alustasin, kuidas siis näiteks Kultuurkapitalist saidki toetust ainult siis nagu päris muusikud, ehk siis peamiselt nagu akadeemilise taustaga, kas siis nagu klassikalise või džässimuusika esindajad, siis praeguseks tegelikult see on nagu täiesti muutunud ja me näeme ka Kulka Sihtkapitalistest tegelikult nagu lahedaid moodsaid inimesi, kes teevadki ise festivale, ka siis neid alternatiivsemaid või Raul Saaremets on olnud seal Kulka Sihtkapitalis, on ju. Et ja näiteks siis üks asi, mis oli üks esimestest asjadest, mida ma ellu kutsusin, kui me Tallinna linnas hakkasime tööle, oli see kontsertkohtade toetusmeede, et see on küll 150 000 eurot aastas, mis ei ole nagu teab, mis suur, aga siiski see on raha, mida enne nendel klubidel ei olnud. Et ma arvan selleks, et need nagu finantsilised võimalused või mingid ka nagu infraarengud tekiksid, ongi tarvis selliseid eestvedajaid, kes kas ise on väga kursis selle maailmaga, kas hoolivad sellest maailmast või siis vähemalt on piisavalt nagu informeeritud ja omavad piisavalt palju kontakte, et nad oskaksid ka nagu hinnata seda osa kultuurist, mis ei ole ainult nagu kõrgkultuur. Ehk me nõustume, et sellel kultuuril on ise raske ellu jääda, et me tegelikult vajaksime mingit tuge ka riigi poolt. Kas see on siis sellepärast, et meid on vähe või see on üle maailma selline? See on ka midagi, mis on nagu muutunud ja muutub veel, et lihtsalt üldine majandusolukord on nii palju erinev. Ühelt poolt on inimestel vähem raha ja nad teevad oma kulutusi rohkem läbimõeldult, aga teisalt on ka hinnad tõusnud, mis tähendab seda, et selleks, et midagi korraldada, sa tegelikult pead käima välja rohkem raha, samal ajal, kui publik on valmis käima välja vähem raha. Et jah, selles mõttes nagu kui meile on riigina oluline mitmekesine kultuurielu, siis jah, on tarvis seda toetada. Ma ise ütleks, et tegelikult alustada nagu selles maailmas tööd ongi 10, isegi 5 aastat tagasi oli nii palju lihtsam, sest et seda tuge ei olnud sul nii väga vaja võib-olla, et sa said hakkama ka sellega, mis su mingi nii-öelda, mida sa aimasid, et võib-olla sellest nagu üritusest tagasi tuleb, et isegi kui sa jääd miinusesse, see miinus ei ole nii suur, nüüd sa saad aru, et tegelikult nagu sa paned ennast nii suurde riski, et sellepärast me alles nagu õpime, kuidas nagu majandada praeguses majanduses, on ju, just selle nagu alternatiivkultuuriga. Aga teisest küljest tahaks nagu uurida sinult, Liisa, et kui sina alustasid demo, ma eeldan, et teil ei olnud ka mingit hullu kapitali taga ja te teadsite, et nagu teil on vaja kuidagi survive'ida, et see oli vist nagu suht selle majanduskriisi alguses, ma ütleks. Et ja ma eeldan, et tahakski teada veits, et kuidas te nagu üldse need diilid saite, et kas seal oli nagu kõik väga algeline, kõik need diili tegemised või kuidas see areng oli? Meil oli põhimõtteliselt rendileping enne seda, kui me üldse olime omavahel kokku leppinud, et me teeme midagi. Et see algas niimoodi, et me tegime Uue Loomingu majas teist internetcafé Summer Jammi ja meil oli isiklikult hästi kaootiline päev ja me olime harjunud, et igale poole, kuhu me pidu lähme tegema, et me lähme, ma ei tea, 6-8 tundi varem kohale, paneme kõik ise korda, vaatame kõik üle, vahepeal olime ise pilets, et teed ise kõike ja siis me läksime sinna ja siis seal olid
Baari töötajad olid siis vennad Eegud, kellega me tegime koos demo ja nad lihtsalt hommikul, kui ma üritasin oma ema toodud džinni kasti, mida me ostsime siis esinejatele Baccarisse, aga seal ei olnud Baccarit, me saime poole peo pealt aru. Me üritasime neile seda maha müüa, sest et me ei tahtnud sellega koju minna ja siis nad niimoodi muu seas ütlesid, et kuule, kas te ei tahaks siin laoruumis meiega järgmine aasta klubi teha? Ja siis ma ütlesin, et vabandust, ma isegi ei tunne sind, nagu osta see ära ja ma lähen koju magama. Nagu ma ei tea, kes te olete, ma ei tea, mis küsimus see isegi oli veel, me just tegime mingi 12-tunnise peo, give us a break, nagu not gonna happen. Ja siis mingi paar kuud läks mööda ja me sattusime jälle kuhugi peole koos, kõik head asjad algavad pidudest minu arust. Absoluutselt. Ja siis me saime aru, et okei, tegelikult nad on jumala toredad ja me saime kõik hästi läbi ja siis tuligi välja, et Uue Loomingu Maja paneb uksed kinni, enam niimoodi ei opereeri, aga et nad on valmis neile nagu seda rendilepingut pikendama, lihtsalt ei lõpeta ära. Ja siis me lihtsalt vahetasime need ruumid ära, et tegime Ulma ruumidest enda töötajate Backari ja laoruumi ja tegime selle kaose, mis seal esialgses laoruumis oli tühjaks. Ja meil ei olnud mitte ühtegi sponsorit ega diili. Ma läksin Kauplus Aasiasse siis, kui Siim ja Mava pakkisid Function One'i kokku. Poole oma tööpäeva pealt Balti jaamast jooksin, sest et ma nägin kellegi Be-Realist, et nad on seal. Läksin sinna, ma isegi ei olnud kindel, kas nad teavad, kes ma olen. Ma lihtsalt nagu mingi I have to do it, sest ma tegelikult tahaks seda klubi teha. Ja see oli juba mingi, ma isegi ei tea, mis kuus see võis olla. Ma ei mäleta, mis kuus see kinni läksin jälle üks pidu, mida ma ei mäleta väga hästi, aga siis ma läksin sinna ja nad kuulasid mind ära miskipärast ja siis me kõik koos rääkisime veel ja me vist saime selle helisüsteemi sinna üles samal päeval või päev enne, võib-olla oli samal päeval isegi. Ja et meil ei olnud mitte midagi, et tiimikaaslased panid enda raha, ma eeldaks, et see oli umbes mingi 2000 €, mis läks sinna. Enamus asjad me leidsime sealt laoruumist, kus oli meeletult mingisuguste kunstiinimeste, artistide mingisuguseid vanu projekte. Ja me lihtsalt ehitasid kõik sealt, mis oli. Ja vetsupotid ostsime uued. Üks vetsupott pott oli kohal, aga mingit torusid ei olnud niimoodi, et üks demo vets oli esimest 2 tundi lahti, kui pidu käis ja meil oli nagu mitusada inimest majas juba. Ja siis poole peo pealt tuli announcement, et nüüd on mõlemad vetsud meil. See oli nii last minute kõik. Ehk siis põhimõtteliselt nagu sükest pop-up klubi miinimumfinantsiga on nagu võimalik teha? No siis vähemalt oli praegu. Ma ütleks kellelegi, kes sellise jutuga minu juurde tuleks. Luukus juures ütles mulle ka, et see crazy peast, nagu see ei tea, nagu don't do it. Siis ma ütlesin, et ei, ma teen ikka, aga ma saan aru. Ma paari kuu pärast saan aru, mis sa mõtled. Praegu ma ei usu. Ja te tegite on ju ainult 3 kuud vist seda või? 5 kuud. Meil oli plaan teha juuni, juuli, august ja siis poole juuli pealt, ma olin mingi septembriga. Okay. Et ma ei taha, et see läbi saaks, meil oli endal nii lõbus. Ja siis poole septembri pealt või vist see oli mingi 1. septembri nädala, ma ütlesin, et kuule kutid, et mulle meeldib hullult Halloween, tahaks Halloweeni piduga siin teha. Siis ta ütlesid, et okei, aga meil ei ole kütet siin majas, et see oli nii külm juba septembris. Ja siis ma lihtsalt sain meile mingi suured, mingid radikad, pool odavamalt, kui nad muidu oleks rendist ja siis nad olid nõus. Ehk siis mis hetkest nagu, kas te saite mingil hetkel aru, et okei, me ei saagi jätkata tegelikult just nagu selliste probleemide tõttu? Ei, see oli algusest peale oli nagu lõpukuupäevaga, et me kunagi ei tahtnud seda teha aastaringseks või pikaajalist. Selle nimi on demo ka sellepärast, et esiteks see it was demolished, lammutati ära, aga see oligi demo. See oli siuke proovivärk, me lihtsalt tahtsime teada, mis tunne see on, kui sa teed enda klubi. Mis tunne oli? Nagu ma ütlen, see oli palju emotsioone. Seal oli väga palju asju korraga, enamasti ikkagi head tunded kõik. Väga lahe oli. Mingi hetk tundsime ise ka kõik seda, vau, see on nii lahe, see on nii cool faktorit. Ja seal oli palju raskeid momente ka, aga ma ütlesin ka oma tiimikaaslastele mitu korda raskete hetkede ajal, et hinga nüüd sisse, mine võta üks ananassi longero ja siis mõtle selle peale, et kui sa 50 oled kunagi, siis sa räägid sellest ajast kui nagu best time ever, mis sul kunagi oli. Nii et lihtsalt rahune maha, see üritus saab 3 tunni pärast läbi, kõik saab alati korda. Okei, et nagu tore oligi nüüd nii-öelda 2 poolt siis nagu välja tuua, et kuidas on teha sellised pop-up asju, kus ei ole võib-olla nagu nii hullu finantsilist tuge vaja, aga et mida see tähendab, kui sa tahad nagu pikalt midagi siis nagu ajada, on ju, et siin alustasid väga ilusti
nende küsimustega Nataliiga, et tegelikult klubil või siis festivalil, et seda toetust on vaja riigilt või siis kuidagi nagu rohkem kuidas öeldakse seda? Märgatust. Et jah, sa võid ju jätkata nende samade küsimustega. Mind huvitaks just see Ida Raadio teema, et kui sa kuidagi alustasid sellist, no ongi õhinapõhist projekti, sul oli hea tiim, kellega seda teha ja inimesed uskusid sinusse, aga mis olid siis esimesed õppetunnid või esimesed sellised tupikseisud, et millest tuli üle saada ja kuidas see kõik päriselt siis jõudis selleni, et nüüd on meil Ida Raadio nii Eestis kui ka lõpuks ka Soomes? No sellest nagu esimesest minu ja Roberti vahelisest vestlusest raadio avamiseni läks 6 kuud, ehk siis tegelikult väga vähe. Ja mingi hetk liitus meiega Ats Luik samamoodi, et olime kuskil peol ja umbes istusime kõrvuti ja siis mul ei olnud väga millestki rääkida. Ja siis ma olin, et me hakkame Robertiga raadiot tegema. Mille ta vastas, et okei, ma hakkan seda ka teiega koos tegema. Ja siis nagu meie esimesed kohtumised või planeerimised olid siuksed, et me lihtsalt tegime suure Exceli tabeli, läksime Wikipeediasse, sisestasime Wikipeediasse all musical genres ja siis lihtsalt kopeerisime need kõik žanrid Excelisse ja siis hakkasime mõtlema, et kes võiks mingi žanri muusikasaadet teha. Ja see mõte oli algusest peale, et Ida Raadio ei peaks olema ainult nagu tantsumuusika raadio või üldse nagu elektroonilise muusika raadio, et siiamaani on ju programmis kantrimuusikasaateid, mingeid täiesti veidraid formaate ja pluss päris palju ka jutusaateid. Ja võib-olla nagu, mida näiteks Ats on öelnud, et üks nagu üllatav moment oli see, et me eeldasime, et kui me hakkame inimeste poole pöörduma, siis meile öeldakse väga palju ära, aga keegi ei öelnud ära, üks inimene vist ütles ära ja siis oli nagu paar nädalat möödas ja me olime nii, et okei, meil on 160 saadet. Me oleme Eesti suurim raadio. Ja no võib-olla ikkagi jah, need nagu rahaprobleemid on olnud need nagu kõige raskemad hetked, et ikkagi on olnud nagu neid momente, kus me oleme pidanud ütlema produdele või noh, küsima, kas see on okei, et me nagu ei maksa kohe sellel kokkulepitud kuupäeval, vaid me maksame mingite kuude pärast või siis Karlaga oli samamoodi, et noh, tal oli see okei, et me vahetevahel siis nagu maksime mitme kuu eest korraga. Ja vist siis, kui oli nagu täitsa siuke, et juba nagu võlad hakkasid tekkima, siis me tegime hooandja kampaania, mida siis meie sõbrad meile ka tegelikult, ma ei tea, kas täitsa tasuta, aga nagu igal juhul väga suure sõbra hinna eest tegid ja ma ei tea, ma ütleks, et nagu kõik halb, mis on Idaga juhtunud, on ikkagi lõpuks olnud väga positiivne, et me tegime selle hooandja kampaania, meie eesmärk oli saada 12 000 eurot ja siis paar tundi enne selle tähtaja saabumist olime kolmeksi minu juures, refresh isime, scroll isime seda hooandjat ja siis järgmise refreshi peale oli keegi kandnud 3000 eurot. Wow. Ja ma olin lihtsalt niimoodi, mida, kes see on? Ja siis oligi nagu üks siis nagu meievanune tüüp, kes on ühest jõukast Eesti perest, kes igakuiselt, aastaselt, ma ei tea, mis aja tagant, toetavad erinevaid kultuuriprojekte, mis on nende arust olulised. Et nad nagu, neil on perenõukogu, nad arutavad neid teemasid ja siis nad teevad selle toetuse. Tegelikult formaat, mis on välismaal nagu väga levinud, eriti seal, kus on nagu vana raha, et meil ei ole eriti palju vana raha, on ju. Ja siis, noh, siis seal nad
meelega kandsid ka siukse summa, et seal ikkagi jääks see mingisugune puhver, on ju, ja siis kui teised nägid, et okei, et siin on juba nagu mingi paari soti teema, et siis lõpuks ta läks ikkagi üle, et ma ei tea, seal tuli ligi 14 000 vist lõpuks seda. Või siis teine hetk oli, ma arvan, et see võis olla umbes, ma ei tea, kas nüüd 2,5 või 3,5 aastat tagasi, kui ma olin kodus, siis mul helistas mu sõbranna, oli nii, et kuule, et nagu Ida Raadio see konteiner on kuidagi imelik. Ja siis ma olin, et mis mõttes? Ma ei tea, ma saadan pildi, saatis pildi, siis seal oli sees käidud. Noh, ja siis läksime kõik sinna kohale, täielik nagu šokk. Aga ikkagi mingis mõttes see nagu päev oli väga armas, et kõik tulid kohale, me istusime foonesse, nagu olime nagu löödud, aga samas kuidagi nagu toetasime teineteist, siis me tegime selle postituse, et see on juhtunud, seda jagati mingi 1000 korda ja siis hakati raha kandma ja siis juba kuskilt tuli valge klaar, oli nii, et hei, siin on uus arvuti. Ja siis tuli Telliskivi loomalinnak, oli nii, et näed, siin on võtmed, minge sinna tuppa, on ju. Et kui me kõik olime selle nagu läbi teinud ja olime jälle nagu valmis avama, siis ma arvan, et me kõik tundsime, et nagu väga veidral kombel oli see nagu positiivne sündmus Ida jaoks, sellepärast et me saime kinnitust, et see on oluline inimestele ja kuidagi, kuigi see algas sellest, et usk inimestesse korraks nagu kadus, siis tegelikult nagu 10-kordselt isegi rohkem see nagu taastus tänu sellele, kui palju inimesed nagu kaasa elasid. Jah, et ma arvan, et ükskõik mis nagu ettevõtmine või ettevõte on, et siis seal ongi mingisugused takistused alati tee peal. Lihtsalt oluline on see, kuidas sa otsustad nendega tegeleda. Nii ilus on kuulda, et sellised rasked momendid tõid Eesti rahva kokku ja... No ma ei tea, kas nüüd just Eesti rahva. Päris nagu laulupeo vibe ei olnud, aga võib-olla nagu mingisuguse osa meie skenest. Jah, et selles mõttes sellised rasked momendid näitavad ära, et kui oluline see ettevõtmine siis tegelikult on ja kuidas sellest usutakse. Ja üks, ma arvan, nagu kõige raskemaid hetki oli ikkagi see, kui Karla ära suri. Muidugi. Et see oli siuke hetk, et me ei teadnud, kuidas me saame üldse midagi edasi teha. Ja siis ma ei mäleta, kas me nagu nädala, äkki oli nagu siuke leinaperiood, kus me mängisime ainult tema saateid või midagi sellist ja siis me nagu sealt kuidagi tulime välja ja siis ma ütleks, et nagu praeguseks on see nagu hommikuprogrammi osa saanud nagu paika, et inimestel oli väga raske ka seda nagu hommikuslotti üldse vastu võtta. Et see mingis mõttes on midagi sellist, mida sa ei suuda ette prognoosida, et sa suudad ette prognoosida finantsiliselt keerulisi hetki, aga see tuli nagu šokina kõikide inimeste jaoks, et võib-olla jah, et nagu need mingid emotsionaalsed eluasjad on need, mis võivad teinekord nagu saada palju määravamaks. Aga me tulime ka nagu sealt selles mõttes välja ja ma arvan, et Karla kindlasti oleks väga vihane, kui me oleks selle nagu projekti kuidagi sellepärast pooleli jätnud. No mina kuulen või loen sellest välja lihtsalt seda, et kultuuritegevusega ongi alati emotsioon number 1 ja passion, et tõesti igast nagu takistusest, mis on seotud finantsraskused, et seal sa lihtsalt kas sa teed selle ära või ei tee, aga üldiselt sa leiad selle lahenduse, aga kui sa selle kire kaotad, siis
sul ei ole nagu pointi enam väga nagu edasi liikuda, on ju, et see on oluline ja nagu üldse nagu mingi dünaamika muutus ka, et näiteks nüüd, et viimased 4 aastat üldse, kui mina poliitikasse läksin, siis ma olen olnud nagu järjest vähem seotud, kuni praeguseni, kus ma tegelikult ei ole enam üldse Ida Raadioga seotud, ainult nii palju, et ma olen kuulaja ja ma tean omanikke. Ja tegelikult ma näen, et nüüd, kui on 3. asukoht, ehk siis esimest korda nagu tänava ruumis on ju, ja et see formaat on natukene muutunud, et see nagu vibe, mis nüüd Ida Raadiol ongi nagu mingi järgmine tulemine ja mulle tundub, et see on nagu mingis mõttes nagu hea, et ma ei ole ees Atsil ja Robertil, et nad saavad nagu teha praegu sellist formaati. Ja lihtsalt on oluline ka kuidagi osata lahti lasta või mingil hetkel nagu üks nagu domineerib rohkem ja siis domineerib teine rohkem ja siis kuidagi on mingi väga tugev koostöö vibe ja siis on kellelgi midagi muud vaja teha ja eks meil ju kõikidel eludes on ju ka selle 7 aasta jooksul nagu väga palju olnud kergemaid ja raskemaid hetki, kus ka kõikide nagu panus ei ole olnud võrdne. Jah. Tundub ka see loogiline areng, et nüüd on baar ja peod, et Ida Raadio on hästi põnevasse kohta jõudnud ja vaatame, mis sealt veel tuleb, aga kui nüüd liikuda selle juurde, mis siis praegu sinu elust enamus aega ära võtab, ehk siis ööelu nõunik, et see on hästi siuke lai ala tegelikult, et kõik, mis öösel toimub, on ju, aga kui suur osa sellest on olnud sinu töös just kultuuri ja meelelahutuse probleemidega tegelemine? No esiteks ma ütleks võimalustega, mitte probleemidega. On ainult lahendused, mitte probleemidega. Et kui ma alustasin, siis minu nagu see positsioon asus kultuurivaldkonna abilinnapea büroos. Ehk siis minu nii-öelda nagu otsene ülemus oli kultuurivaldkonna abilinnapea, ehk siis nagu see oli rohkem keskendunud kultuuriteemadele, aga näiteks kohe päris alguses ma ikkagi lükkasin käima ka ööbusside projekti, mis on kultuuriga selles mõttes ainult nii palju seotud, et ma leian, et nagu kohaliku omavalitsuse ülesanne ei ole ainult rahaliselt toetada nagu seda öist kultuurivaldkonda, vaid ka infra loomisega, et näiteks siis busside puhul, et Tallinn oli viimane Euroopa Liidu pealinn, kus ei olnud mingit öist ühistransporti ja ma reaalselt esiteks me näeme statistikast, kui palju neid busse kasutatakse ja teiseks, kui ma näiteks käin koolides külalisloenguid andmas, nüüd käisin just Kopli kunstigümnaasiumis, seal olid lihtsalt mingid noored, kes olid nii, et palun ärge kaotage ööbussi ära, see parim asi, jaa, ei, nad ei kao kuhugi, kõik on hästi, sõida, et kui alguses hästi palju oli nagu vastaseid sellele ideele, et inimesed lähevad ju pärast Aktuaalset Kaamerat magama ja kes üldse hakkab sõitma nendega, et siis see hirm, nagu ka kõik muud hirmud sellega seoses ei ole realiseerunud, aga nüüd siis alates kevadest, kui võim vahetus Tallinnas, siis nüüd ma asun linnapea büroos, ehk siis ma olen linnapea nõunik ja osalt nagu sellega seotud, aga tegelikult ma ütleks, et ma mõtlesin ju endale selle töökoha ise välja, et keegi ei osanud mulle ametijuhendit kirjutada, keegi ei osanud mulle mitte mingeid ootusi seada, sest et seda polnud kunagi varem Eestis tehtud, et lihtsalt see on ajas ka muutunud, et näiteks ma olen aru saanud seda, et ma pean tegelema väga palju turvalisuse teemadega, ja ma arvan, et see ongi oluline ja prioriteetne, et ma teen väga palju koostööd politsei, aga ka nagu Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusametiga, et ikkagi väga nagu sihuke kõike hõlmav on ja praegu ma olen välja töötamas Tallinna ööelu arengukava,
mille siis nagu põhi on fookusgrupi intervjuud ja neid intervjuusid ma olen teinud, ütleme mingi 15 väga erineva valdkondade esindajatega, sealhulgas näiteks öösel töötavad inimesed, aga mitte jälle ainult nagu baaritöötajad, vaid ma intervjueerisin ühte postiljoni, ühte hotelliadmini, ühte nagu hommikuprogrammi juhti, et tegelikult see on nagu päev lihtsalt suuremate riskidega. Ma arvan, et turvalisus on number 1 tõesti see nagu teema algataja või vähemalt, et see on nagu see nagu channel, et minna siis nende teiste tabuteemadeni, on ju. Et kui turvalisus on paigas, siis me võime rääkida juba järgmistest asjadest. Aga mina olen nagu seda turvalisust defineerinud nii, et turvaline peab olema ennekõike tegelikult sellel inimesel, kes tahab kodus magada. Ükskõik, kas see tähendab seda, et pass ei tohi patja pealt minema peksta või ta ei tohi saada kodus vastu vahtimist. Siis number 2 on inimeste turvalisus, kes on otsustanud oma vaba aega väljas veeta, ükskõik kas siis kuskil nagu ööeluasutuses või linnas. Ja 3. tegelikult ööelu siis sisuloojate turvalisus, ehk siis näiteks mis on selle Elava muisa toetusmeetme üks eesmärke, on ka anda teatud turvatunne klubi pidajale, et nagu linn on sinuga, on mingisugune nagu rahake, mille peale sa võid loota, kui sa oled täitnud kõik need kriteeriumid. Või siis, et kui on nagu mingi jama või mingi mure, et siis sul on nagu keegi linnasüsteemis, kes tahab sinuga koostööd teha, mitte ei näe sind nagu vaenlasena. Et selles mõttes turvalisus on nagu väga erinevaid aspekte hõlmav, mitte ainult see, et kas kouk on puhas või ei ole. Absoluutselt. Liisa, kuidas teil Demoklaabis turvalisusega oli? Eks seal ikka oli intsidente, igal pool juhtub midagi, kui on kell palju ja alkohol mängus. Kõige hullem asi, mis mul meelde tuli, on see, et keegi üritas meile noaga tulla sinna, päris suure noaga, ja meie töötajad andsid selle vist tagasi talle pärast seda, kui ta ära läks, mille peale mina sain megavihaseks, ma mäletan, aga see kõik juhtus samal ajal, kui ma mängisin, et mul ei olnud nagu ma ei teadnud, ma sain sellest hiljem teada, et see oli nagu mega suur õppetund meile ja ka meie töötajatele, aga üldiselt me valisime enda töötajaid hästi spetsiifiliselt võib-olla, nad olid kõik küll meie sõbrad, on ju, et keegi võib öelda, et okei, need olid lihtsalt sõbrad kõik, et mis mõttes spetsiifiliselt, aga ma lihtsalt tahtsin endale ukse peale ja baari ainult neid inimesi, kellega ma olen ise koos töötanud, sest ma olen ise ka olnud piletimüüja näiteks aastaid igal pool, et ma olen nagu igat võimalikku olukorda näinud, mis saab juhtuda, inimesed on peksa saanud, mul on üritatud peksa anda, ahistamised, kõik asjad, ja siis ma tahtsin nagu võimalikult palju inimesi, kes on juba võimalikult palju näinud ja kes oskavad tegutseda. Ja ma ei tea, ma mäletan küll, et meil oli mingi 4-5 korda vähemalt, kus meie juurde joosti ja midagi oli juhtunud, aga me alati teadsime kõike, mis toimub, sest et meie tiim tundis ennast hästi ja meil ei olnud ühtegi sellist hetke, et keegi ei julge öelda midagi. Me alati kuulsime sellest kohe, kui see juhtus või mingi 10 minutit hiljem. Et ma üritasin täna meelde tuletada, et kas meil oli nagu mingisuguseid väga hulle asju ka, aga me üritasime kõigepealt töötajate jaoks ja enda jaoks selle turvaliseks teha, et me ei tunne ennast kuidagi veidralt, kõik on hästi avatud ja aus. Ja siis inimesed tundsid ka seda, et nad kohe tulid, kui nad märkasid isegi, et keegi teine võib olla ohus. Ja nii. Ja meil olid ka need, mis see on, see mingi konviktus või? Jah, need kahjude ennetajad. Just, tõid meile neid üledoosi naloksan või? Ja neid pidime ka ühe korra kasutama, et meil olid kõik asjad olemas. Mitte küll kohe algusest need, aga me mõtlesime pidevalt selle peale, sest me kogu aeg kartsime, et midagi juhtub tegelikult. Jah, selles mõttes see näiteks, mina väidan, et Eestis ei ole olnud klubipõlengut, on juhus. Ja sellisteks asjadeks peabki olema valmis, rääkimata mingisugustest sagedamini või suurema tõenäosusega võivatest asjadest, nagu näiteks üledoosid, on ju.
et kas me saimegi tuttavaks niimoodi, et ma ei mäleta, mul ma tahaks ka teada. ei, et sa müüsid minu mingil peol pileteid. Liisa ei mäleta, mis valmis ja asju. ei, mul ei ole, mis pidu see olla võis siis? No mingi pidu, mis ma korraldasin. ma ei tea, ma ei tea, mingi idapidu. ma ei tea, kas ma idapeal olen kunagi võimalik, et olen. Ei, minu arust küll oled, jah. Kus see oli siis? Svetas. No siis küll, jah. Ma arvan. Aga tihedamalt hakkasite suhtlema ikkagi... Veebruaris. Okei. Ja seda ma mäletan. Okei, rääkige natuke sellest. No Natali Mets lihtsalt kirjutas mulle üks päev, et tere Liisa, et kas sa tead kedagi, kes oskaks mulle TikToki videosid teha? Ja ma ärkasin pohmellis üles, mõtlesin, et appi, miks mingi öölinapea mulle kirjutab praegu. Ma olin nii segadusest, et ma nagu teadsin, kes ta on. Ma nagu olin talle mingi naeratanud või tere olnud, minu arust me ei olnud nagu väga palju rääkinud kunagi. Minu arust ei ole minu arust me oleme koos töötanud, aga okei. Ja, no mida iganes. Ja siis ma tulin selle linnavalitsusse küll, ma olin nii närvis, ma mõtlesin... Päriselt? Jaa, sest et nagu... Ma ei tea, sa teed kogu aeg igal pool kõike ja ma ei tundnud sind kui inimest üldse, no okei, võib-olla me olime rääkinud kunagi, aga ma ei mäletanud seda. Ja siis ma olin mega närvis, mõtlesin, mis see naine minust saada tahab. Siis ma mõtlesin, et ma ei tea kedagi, kes teeb TikTok-videosid, võib-olla üks tüdruk, keda ma tean, aga ma ei ole kindel. Ja siis ta ütles, et okei, mõtle paar päeva. Ja siis ma ütlesin, et sorry, ma ei tea, võib-olla tema, ma võin sulle teha mingi 1 või paar tükki, et kui sul on abi vaja. Ja siis ta ütles, jaa, ma nii lootsin, et sina ütled jaa. Ja siis me hakkasime tegema. Okei. Ja siis läks mingi nädal aega. Millal sa enam ei nerveerinud mind nähes? Ma arvan mingi 3. korral. Mul oli alguses lihtsalt veits veider. Sest et see tuli nii järsku ja ma ei olnud kunagi midagi sellist teinud nagu paljudest, mida ma teen. Et ma ei kartnud endaga midagi, võib-olla veits. Aga jah. Ma olen just lühem, nii et pole midagi karta. Me kindlasti lähme veel tagasi nende nii-öelda ööelu probleemide juurde, aga võib-olla olekski tore seda ka natuke arendada, et kuidas teil omavaheline koostöö pärast, kuidas see areng välja nägi ja kas seal oli palju... Kas olite nagu samal lainel või oli natuke mingid diskussioone ka, et generatsioonide vahelised, ma ei tea, eriarvamused või pigem oli see, et okei, ma usaldan sind, sa teed minu eest neid TikTokke. Mis seal tuli? Me lihtsalt hakkasime tegema minu arust ja vaatasime väga käigu pealt. Ma vahepeal küll ütlesin, et ei ärme seda tee või et teeme seda ja siis ma pidin veenma teda, et alguses ma tahtsin ikka, et asjad oleks seal mu tabelites, on ju. Jaa, see Google Docsi tabel või mis asi, ma ei suutnud üldse seda TikToki Google Docsi tabel või? See oli õudne, jah. No, sest et, vaata, minul oli selles mõttes nagu nende Euroopa Parlamendi valimistega nagu mingi suur vastutus, on ju, et kui sa oled ikkagi EP nimekirjad on 9 inimest, et igaüks kannab väga suurt vastutust selle nagu kogu tulemuse saamiseks, on ju. Ja siis, et kuidagi ära hallata seda nagu kogu kampaania massi, siis minul oli nagu tarvis, et need asjad oleks kuskil kirjas ja et ma tean, millal me midagi teeme, et ma oskaksin siis midagi nagu neid nagu muid asju sättida ja nii, aga lõpuks Liisa oli nii, et kui ma viitsi panna neid sulle sinna, et esiteks sa siis kirjutad mulle nagu iga selle idee peale mingi 75 küsimust ja oled lihtsalt mingi, ma ei tea, kas see ikka on päris hea, et tahad teha või ei taha teha. Mis ma olin, et okei, pohhu. Tahan küll. Aga ei, no mega, selles mõttes meist said sõbrad. Jaa, päris kiirelt. Jah. Ja praegu te ei enam ei ole sõbrad. Enam ei ole sõbrad. Ei, no praegu selles mõttes raha meie vahel ei liigu, jah. Okei. See on kõik meie enda teha. Ma arvan, peaks ühe suure peo tegema koos või midagi. Tahad, et ma sulle mingi ülekande. Ei noh, selles mõttes eks järgmised valimised on ju 10 kuu pärast, et siis praegu ma olen ise soperdanud seal TikTokis. Noh, alates nagu maikuust praeguseni oli täielik vaikus, sest et see ikkagi, see on nagu päris kurnav. Üleüldse nagu kampaania kui selline on nagu väga kurnav ja
ma olen Liisale küll mega tänulik, et sa ikkagi käisid nagu päris palju kaasas minuga mingitel väga veidratel kohtadel nagu debatid Jüri Ratase ja Martin Helmega, mis ilmselt ei ole nagu see, kus sa oleks tahtnud 2,5 tundi oma aega veeta. Aga Liisa, mis sa siis niisugune poliitiku kõrval töötades õppisid ja palju sa oled nüüd ise märganud, et noored räägivad poliitikast või kuidas see... No palju rohkem olen märganud ja kindlasti ma olen kursis rohkem, sest et ma ütlen ausalt, ma ei ole nagu kõige suurem poliitikaekspert. Aga see on kindlasti nagu mitte. põhiprobleem, ma arvan, skeene inimestega ka, Ja. et me lihtsalt ei ole nagu väga ja kohe, kui ma olin Nataliile 3-4 videot ära teinud, siis inimesed, mina üritan rahulikult peol tantsida, inimesed tulevad ja hakkavad küsima mu käest sinuga seotud küsimusi nagu intensiivselt. Mul oli 2 nädalat tagasi, 3 nädalat tagasi ka sama olukord. Ma üritasin istuda süüa ja siis küsiti nagu väga detailseid küsimusi. Ma olin mingi, ma ei tea, ma ei ole täna uudiseid lugenud. Et sa tunned ka teda ise, et äkki kirjutad talle või nagu, et äkki teete omavahel selle. Et väga palju küsitakse ja noorte jaoks on väga oluline nagu see ka, et milline sa inimesena oled. Ja meie skeene inimesed just tundsid hästi palju selle kohta ka huvi, et nagu, et kas ma teen seda lihtsalt raha pärast. Metsikud rahad liikusid. Ja, metsikud rahad ja et umbes, et kas see on nagu mingisugune et kui motivaator. nagu, ja. Et kas tegelikult on hästi nõme mõrd? Ja põhimõtteliselt. Ei, seda küsiti ka konkreetselt. Mis sa vastasid? Huvitav. Ma ütlesin, et ei. Aga jah, et nagu kas noortel on siis nagu olnud usaldus just selle nii-öelda positsiooniga, et on nähtud, et seda on nagu vaja või kas on oldud nagu õnnelikud sellega praeguse arenguga? No selles mõttes, kui ma käin koolides, siis nagu hästi huvitav, et mina nagu meie erakonnas tegelikult olen nagu mitte ainult, aga peamine nagu noorte kandidaat, ehk siis nagu nende kandidaat, kes on minust nagu 10 aastat nooremad, on ju. Aga see on muu hulgas selle tõttu, et esiteks ma tegelen ööelu teemadega, ma panin käima ööbussid, tasuta menstruatsioonitooted koolides on minu projekt, et ma lihtsalt olen nagu ära teinud mingisugused asjad, mis minu arust on nagu vajalikud ja puudutavad noori, sest et erinevalt paljudest teistest inimestest mina ei arva, et noored on hukas ja ma arvan, et väga palju fookust ja tähelepanu tuleb neile suunata, nende vaimsele tervisele, nende vaba aja veetmise võimalustele, neil peab olema rohkem erinevaid asju võimalik teha tasuta pärast kooli ja nagu see on päriselt mul oluline, ma muutun nagu kirglikuks sellel teemal rääkides või mõeldes ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks mingid inimesed mind usaldavad, sellepärast, et nad näevad, et ma ei ole lihtsalt nagu mingi hey fellow kids, kuigi oli kampaania perioodi, siis olime Tammsaare pargis ja siis üks tüdruk hõikas üle Tammsaare pargi, see on see vahva tädi TikTokist ju. Siis ma olin küll, lõpetage ära, mis kuidagi vahva tädi. Ma olen ka noor. Vähemalt nad teavad sind. Mind on ka tädiks kutsutud. Aga kui me lähme nüüd tagasi ööelu juurde, et kui te olete selles poliitilises maailmas sees olnud, siis palun nimetage oma visioon Tallinna ööelu jaoks. Mis võiks olla ja mis võiks tulla? Me mõlemad või? Jaa. Alustasime. No, esiteks, mille üle mul on väga hea meel, on see, et ööelu on nüüd päris teema. Et ma olen suht kindel, et nagu järgmiste kohalike valimiste nagu kampaania ajal räägivad sellest rohkemad inimesed kui mina. Ja ma loodan, kallis Skene, et Skene oskab ka nõuda ja küsida, et linnavalitsus tegeleks nende teemadega, sellepärast, et saab tegeleda ja on vaja tegeleda. Ja minu selles mõttes visioon on nagu suht lihtne, et Tallinna ööelu peab olema jätkusuutlik, mitmekesine, erinevatele gruppidele midagi pakkuv ja praegu tegelikult oleme sellises faasis, et kui me räägime kultuurist ja meelelahutusest, siis see peab ellu jääma.
no kuidas me selle ellu jätame, on ju, mis on need meetmed, et need, palju näiteks 2025 aasta ridadele Tallinnas seda raha kirjutati ja mis need erinevad meetmed on, kust no ütleme, et toetusi kõikide ööelu asjade jaoks linnaeelarves järgmine aasta on natuke üle 1 miljoni. Aga sinna hulka kuuluvad ka ööbussid, mis võtavad umbes 800 000. Aga noh, et siis seal on veel see Elava muisa toetus, mis on umbes 150, siis on nagu eraldi ööelu projektid ja kampaaniad, noh, siuke nagu minu projektide tegevusraha 25 000. Noh, siis on nagu erinevad ma ei tea, turvalisusega seotud nagu teiste ametite tegevused, mis tegelikult ka kalduvad ööelusse, aga mis on ka oluline, on see, et Tallinn on olnud viimased 1,5 aastat ühe rahvusvahelise programmi võrgustiku osa ja see ongi siis nagu ööeluteemaline linnadevaheline võrgustik, mille kaudu on linn saanud 70 000 eurot ööelu asjade jaoks ja just eelmine nädal tuli kinnitus, et nüüd ühe järgmise Euroopa projekti rahastus tuli ka, mis siis on järgmiseks 8 aastaks 160 000 ööelu projektide jaoks. Et ja kõik need projektid eeldavad ka mingite tegevuste tegemist ja katsetamist ja pilootprojekte ja mingeid nagu strateegiadokumente, et selles mõttes oluline on ka see, et mitte ei oleks ainult nagu mingid projektid, aga et asjad oleks kirjas Exceli tabelites ja et kui on mingid projektid tehtud, et need oleks analüüsitud ja et miks minu jaoks on ka oluline selle nagu strateegia tegemine, sest ega mingi strateegia paberi kirjutamine ei ole mingi mõnus tegevus, on ju. Et see on ikkagi nagu mingi siuke 40-60 leheküljeline nagu dokument, kus on hästi palju andmeid, mida sul on vaja analüüsida, aga mu soov on see, et kui meie aeg linnavalitsuses lõpeb ja näiteks kui seda ööelu nõuniku positsiooni edaspidi ei ole, siis on linnavolikogu poolt vastu võetud arengukava ööelu teemal. Ehk siis taaskord valdkonnal on alati võimalik öelda, aga Tallinnal on selline kava, palun täitke seda, või siis paremal juhul lihtsalt ametid võtavad selle nagu oma töös endale spikriks. Jah, see strateegia on tõesti väga oluline. Kaugel me sellega üldse oleme, millal see valmis saab ja võib-olla millised on olnud need vestlused ja siis kaasatud kogukonnad, kes on sinna strateegiasse panustanud? Ja, see valmis peab saama maikuus ja me oleme sellega nii kaugel, et kõik fookusgrupi intekad on tehtud, ma olen need ära analüüsinud ja nüüd edasi on siis nende nagu tulemuste võrdlemine olemasolevate infokildude ja andmetega ja siis sealt selgub, et kas näiteks tuleb mingi uuring tellida juurde, mingid numbreid mõõta, aga need fookusgrupi intervjuud, mis ma olen teinud, on ööelu kasutajad, kus olid siis näiteks tarvitajate huvikaitse esindaja, korraldaja, DJ pidutseja, siis üks sisearhitekt, kes on uurinud klubiruume, noh, et hästi nagu üks liikumise erivajadusega inimene, et hästi nagu mitmekülgne. Siis oli ööelu ettevõtjatega, kus oli ka, et noh, et seal oli kohal nii Veenus kui Hall, et jälle, et see oleks nagu hästi mitmekülgne. Siis kõik linnaosad, elanikud, korrakaitse, ehk siis politsei, turvafirmad, MUPO, öösel töötavad inimesed, liikuvus, Bolti esindaja, linnatranspordiamet, liikuvusagentuuri esindaja ja kindlasti midagi veel. Aga kuidas siis sellised vestlused, kui on nii palju erinevaid osapooli kokku tulnud, mis sealt siis midagi põnevat tulnud on, mida võib-olla teistel oleks ka lahe teada? No ma kõige lahedamaid asju ei saa öelda, sest keegi ei loe mu suurepärast strateegiapaberit, kui see valmis saab. Aga tegelikult hästi huvitav on see, et suht samad asjad tulevad igalt poolt välja, et turvalisus on hästi oluline,
siis probleem, mis tundub olema peaaegu kõige suurem, millest mina ei teadnud, et see nii suur on driftijad, et nagu see häirib inimesi kõige rohkem, et see on nagu igas linnaosas nagu päris teema. Siis enamus linnaosade jaoks välja arvatud siis Põhja-Tallinna kesklinn on probleem see, et ei ole mitte midagi tegelikult väga teha nendes linnaosades, et nagu öist kultuurielu, kinoteatrit ja isegi tegelikult nagu normaalseid restorane ei ole väga ja siis, et noortel ei ole midagi teha. Jah, et kui tegelikult väga raske olukord on ju, et raha pole, mida pakkuda, et aidata neid ja pigem on, et jääb aina vähemaks, mida teha, kuna enamus kohad panevad uksed kinni peale praeguseid kriisiaegu, mis on olnud. Et... jah, eks see, selles mõttes see on nüüd nagu laiem linna planeerimise valdkonna teema, et kas Tallinn on piisavalt suur linn, et meil saaks olla igas linnaosas nagu enda meelelahutuskeskus või peaksime me jätkama nagu seda linna arendamist niimoodi, et nagu teatud tegevusi tullakse kokku tegema mingisse ühte kohta, on ju, et noh, et tegelikult kui me vaatame mingeid suurlinnu, siis ka ju on näiteks Broadway, tähendab seda, et sul on need Broadway teatrid kõik seal, eks ole, või noh, ka meil tegelikult on ju Estonia teater ja Draamateater on ju nagu lähestikku, et see on, ma isegi ütleks nagu sihuke maitse ja maailmavaate küsimus, et mida keegi eelistab. Et kui me tõesti panustame 800 000 ööbussidesse, siis see on loogiline, et me kogume nad kokku pigem keskele, aga samas tuleb siis mürateema, on ju. Mürateemast tuleb nüüd kaks teed, et üks on see alkoholiseadus, mis tuli ka ju vanalinnast nendest kohtadest, kus tegelikult on läbi aastate alati probleeme olnud, kellega on üritatud tegeleda ja nüüd oleme me löönud ühe pulgaga kõigil on sama alkoholiseadus. Et ja siis teine teema on see, et me tõesti need klubid, meil muusika on kõvasti, meid aetakse ühest kohast teise ja meid surutakse aina väljapoole, on ju. Aga lähme võib-olla seda alkoholi teemat pidi edasi, et mis saab edasi, et nüüd, kui koroona ajal meile pandi see alkoholikeeld peale, mis on siis ainukene, üks vähestest, mis tõi kohtadele tulu, et mis saab edasi, kuidas me siit välja saame? No see ei ole seadus, see on määrus, ehk siis see kehtib ainult Tallinnas ja noh, neile, kes ei tea, et siis jah, alates 21 aastast siis nädala sees võivad kohad müüa alkoholi kella 2-ni ja nädalavahetusel kella 3-ni ja siis seal on mõned kohad, mis võivad müüa nagu tund aega kauem. See on halb määrus, see ei toimi ja alkoholi müüakse ka pärast seda kellaaega, lihtsalt siis ettevõtted tegelikult on sellises olukorras, et nad rikuvad seadust. See määrus ei ole täitnud oma eesmärki, ehk siis tegelikult ei ole nagu näha mingisugust suurt muutust väljakutsete puhul ja selle siis tegi keskerakondlik linnavalitsus enne seda, kui meie linnavalitsusse läksime ja noh, see on täpselt selline olukord. Jevgeni tavatseb öelda, et we need to do something, this is something, et see oli nagu täpselt siuke, et me peame näitama, et me nagu tegeleme selle teemaga ja siis teeme selle määruse, aga see on nagu rumal, sellepärast et linnal, kohalikul omavalitsusel tegelikult ei ole nagu õiguslikke meetmeid, et teha kontrolltehinguid või tegelikult kontrollida, kas alkoholi müüakse või ei müüda pärast seda kellaaega ja isegi kui keegi lootis, et nagu kõik on nii, et jaa, okei, ei, me ei müü rohkem, noh, et siis see ei ole nii ja otse loomulikult on need kohad, kes olid enne eeskujulikud, ka praegu rohkem eeskujulikud ja järgivad seda ja need, kellega oli ennem jamasid, on ka praegu jamasid. Et mina olen selle määruse vastu. Praeguses olukorras ma ütleksin, et see tuleks tühistada, ehk siis nagu mõttekam on minna tagasi selle ööpäevaringse alkoholimüügi võimaldamise juurde ja siis hakata kasutama mingeid teisi meetmeid, et ikkagi välja selgitada, mida saab teha nende ettevõtetega, kes ei ole koostööaltid, sest selliseid on nagu vastikuid ettevõtjaid on, kuidas motiveerida kohti
kaasa tegema erinevates koolitustes, näiteks alkoholi vastutustundlik serveerimine või seksuaalse ahistamise vastase koolitused, ja et nagu läheneda sellele euroopalikult, mitte nagu kuidagi läbi mingisuguse, no et see on nagu veits nagu koduaresti panemine, noh, paned koduaresti, aga ma lähen aknast ikka, kui ma tahan. Et see, noh, see lihtsalt ei toimi ja kui seadusloomest rääkida, siis tegelikult ikkagi on tarvis alkoholilitsensisüsteemi, ka nagu on paljudes maailma arenenud riikides, ehk siis hetkel on ju niimoodi, et kui me tahame, siis me võime hakata homme kõrtsi pidama. Et me lihtsalt registreerime äri ja alkoholimüügi luba ei ole ju olemas. Aga kui oleks litsensisüsteem, see saaks olla nagu mitmekülgne, et sõltuvalt sellest, mida sa teed, kas sa oled 100 inimese koht, kas sul on muusika, kas sul on kultuuriprogramm, kas sa pakud süüa, siis sõltub see alkoholimüügi kellaaeg. Noh, pluss ka, et siis peavad olema need koolitused läbitud, kõik kohad ei peagi saama müüma kella 3-ni, on ju nagu mingid väga häid kokteilibaare, kes ise panevad kell 1 kinni, mingid kohad peaksid kindlasti saama 24-tunniseid litsentse, aga noh, seni, kuni on Reformierakond valitsuses, siis peab nagu turg olema nii vaba, et ühtegi nagu litsentsisüsteemi teemat ei saa tõstatada, noh, mis selles mõttes ei ole nagu adekvaatne, et see ei ole tegelikult nagu mingi karmistamine või nagu piirangute seadmine, see on tegelikult nagu korrastamine. See on süstematiseerimine. Ja seda on nagu... seda on väga vaja, et tegelikult noh, on nagu väga palju lahendeid maailmast, mida võiks rakendada, aga näiteks tsoneerimine, et noh, et võib-olla ei pea siis tõesti vanalinnas nagu igal tänaval saama pidada kohta, mis võib olla lahti ükskõik kui kaua. Ja noh, siis üks teema, mis tundub, et natukene nüüd liigub, on see agent of change printsiip, mis siis on linnaplaneerimisvaldkonna teema ja tähendab seda, et näiteks kui mingi klubi ehitatakse elumajade kõrvale, siis on selle klubi ülesanne tagada selline heliisolatsioon, et ta kedagi ei sega. Kui klubi on enne ja sinna tuleb uusarendus, siis on selle uusarenduse ülesanne esiteks panna oma korterimüügilepingutesse sisse selle talumiskohustus ja teiseks kas siis isoleerida see ööeluasutus või siis nagu enda maja selliselt, et kedagi ei segata. See on väga huvitav, aga kas praegu on Tallinna linna poolt ka sisse kirjutatud see mingi müra... Talumiskohustus ei. Midagi müra kohta ei ole seal mingit, et aidata müra kuidagi vaigistada? Tallinn praegu on välja töötamas müra tegevuskava, aga see dokument ei käsitle meelelahutusmüra. Ehk siis nagu mingi toetus sellega väga sellist diskussiooni ei ole nagu alustatud. Ma tean, kõik inimesed, kes on seotud klubidega, küsivad minult, et kas Tallinna linn hakkab toetama klubisid heliisolatsiooni tegemiseks. Ma ei näe, et see juhtuks. Ja kuigi ma arvan, et see meetmena on hea, siis on nagu mingeid kohti, kus mina ka, nagu kes ma pean seisma valdkonna eest ja tahan seda teha, leian, et kui meil on nagu üks linna eelarve ja meil on vaja teha mingisuguseid valikuid, et noh, et kui meil on nagu see küsimus, et kas me paneme selle summa klubide heliisolatsiooni tegemiseks või me ehitame uue lasteaia ja need on need valikud, mis meil on, siis tegelikult ka mina leian, et see uus lasteaed on nagu tegelikult vajalikum. Mis ei tähenda seda, et see kunagi ei võiks juhtuda, lihtsalt nagu praeguses olukorras, kus vahendid on piiratud, tuleb leida teisi lahendusi kui rahasüst. Liisa, aga tuleme tagasi sinu juurde. Kuidas sina näed Tallinna ööelu visiooni? Võib-olla sul on mõned konkreetsed mõtted? No jaa, kõik võiks olla, mis Natalii ka juba ütles. Ja jah, ma jäin nii mõtlema siin praegu, aga ma arvan, et me võiksime kõik lihtsalt omavahel ka paremini läbi saada. Et mul on siuke tunne, et eriti nüüd, kui iga aastaga on järjest halvemaks läinud kõikide majanduslik olukord ja inimesed on väsinud sellest alkoholi
müügipiirangust, inimesed on lihtsalt väsinud, siis kõik läheb kuidagi nagu skeene sees ka nüüd pingelisemaks, mis on arusaadav, aga jah, kõik võiksid natukene nagu, et sellest kaklusest, mis näiteks Instagramis on olnud praegu mingi 2 nädalat tagasi oli, sellest võiks nagu midagi head tulla. Päriselt. Jah, ma tunnen sama, et nagu väga palju on nagu näpuga näitamist, ma ei ütle, et see midagi nagu õige või halb oleks, aga et nagu mul on siuke tunne, et see lihtsalt, et nagu me omavahel ajame asju niimoodi, et me nagu vendime need välja, kas siis sotsiaalmeedias või kuskil peol oma sõbrale ja siis me järgmine kord näeme ja siis lihtsalt kõik on jälle okei. Ja see vii mitte kuhugi. Et nagu, kui sa klubisid pead, ma tean, et mul on küll hästi lühikene väike nagu siuke sutsakas kogemus sellest, aga juba selle 5 kuu jooksul ma nägin ka ära, mis kõik inimeste vahel juhtub selle aja jooksul, et see kõlab nagu ülivähe, aga see on meeletult pikk aeg, kus kõik võib muutuda. Et nagu, et me peaksime üksteist ka rohkem hoidma, sest et me oleme nii väiksed ja me tahame, et varsti oleks terve öösitaks bussid ja kuskil ei oleks enam seda detsibelli mõõdikut seina peal, et DJ-d peaksid jälgima seda ja et turistid tahaksid tulla meie juurde peole, nii nagu meie tahame välismaale mängima minna. Miks me ei taha detsibelli mõõdikut? Ei taha ju punases mängida. Ei, no mul on huvitavad kogemused sellega olnud. Ma ei taha, et mu kõrvu rikutakse. Ja ei, seda küll, aga need on praegu nagu mingi naabrite pärast ja siis see muutub nagu iga 10 minutiga. Ma käisin Tartus just mängimas ja mulle tuldi nagu 3 korda tunni jooksul ütlema, see number kogu aeg muutub, et see ei ole nagu see, et sul on heli pärast, vaid see on nagu naabrite pärast. Okay. Et see ei ole... Sõltub ka tuule suunast ja see sõltub ei, päriselt. Ja see sõltub absoluutselt kõigest. Ja see on nagu... Ja lihtsalt, et... Aga see on väga ilus mõte, ma tunnen ka, et nagu Natali rääkis, et Ida Raadios on tulnud see inimesed kokku, et aidata ja toetada, on kõik meie saatekülalised maininud seda, et nii oluline on kogukond ja see, et me üksteist toetaksime ja mõistaksime, et keegi ei tee ju midagi halva pärast, siin ei ole keegi kellegi vastu, me kõik teeme samade asjade nimel ja üritame tegeleda sellega nii, kuidas oskame ja pigem pakkuda abi ja koostööd, et koos me jõuame kaugemale, et see on väga ilus mõte sinu poolt. Mul tuli meelde, kuidas, kui ma kutsusin sinu, see oli küll veel enne meie koostööd, kui ma kutsusin sinu ühele nendest nagu nõupidamistest, mida ma siis regulaarselt korraldan, kuhu ma kutsun nagu kõiki ööelu valdkonna esindajaid, või mingid klubide esindajaid ja siis midagi seletasime ja siis rääkisime ja siis Liisa pärast oli nii, et umbes nii nagu vajalik, et selline formaat eksisteerib, et tullakse kokku ja räägitakse, et kui me klubi alustasime, et siis me lihtsalt arvasime, et me oleme nagu nii noored skenel, et meid ei kaasata nendesse nagu valdkonnasisestesse vestlustesse, aga siis me saime aru, et neid ei korraldatagi. Või et valdkond ise nagu ei tee seda. See on väga huvitav point, et need vestlused on, sa oled ise ka maininud, et see on väga oluline osa, et tuua kokku erinevaid diskussioone, on ju. Et mis alal me veel kokku peaks tulema ja koos arutama, et kus sa näed, et meil oleks vaja tegelikult kokku saada? Mina ei saa seda öelda, mida on valdkonnal vaja teha, et see ei ole minu ülesanne, nagu ei ole tegelikult linna või riigi ülesanne suunata või kujundada nagu mingit seda teekonda, mida nagu linna või mida siis see kultuurivaldkond nagu liikuma peab, on ju. Et samamoodi, et jah, mul on väga kahju sellest, et see Eesti Ööelu Liit, mis loodi, et see tegelikult ei ole käima läinud, sest et valdkonnal ei ole nagu valdkonna sees sellist ühte nagu häält, kes kõiki esindaks ja viiks siis nagu info tagasi. Aga miks seda ei ole ja kuidas seda tekitada, see on juba nagu valdkonna enda ülesanne, mida tuleb lahendada. Jah, seda küll, et lihtsalt sa oled lubanud kokku kutsuda neid inimesi, et neile pakkuda võimalust ka oma arvamusi avaldada, aga tegelikkuses sa ootad rohkem siis, et tuleks initsiatiivi. Ma täiega ootan, selles mõttes nagu ma täiega ootan, et rohkemad ööelu valdkonna esindajad võtaksid minuga ühendust ja nõuaksid midagi. Et nagu seda on, aga seda teevad rohkem nagu sellised tüübid, kes on olnud
nagu tööstus 25 aastat ja kes lihtsalt kuidagi nagu oskavad, aga võib-olla, et kui nagu on üks asi, mida ma tahaksin, ma ei tea, anda tagasi valdkonnale, siis ongi see, et tegelikult tuleks palju tihedamini käia nagu erinevate uste taga enda nõudmisi ja nagu soove ja ideid tutvustamas. Et kui näiteks mõelda selle peale, et kui korraks käis poliitiline diskussioon selle üle, et ka Eesti võiks kehtestada pangamaksu, siis kuidas kõik pankurid oma portfellidega jalutasid Stenbocki majja ja siis tuli Kaja Kallas sealt välja, oli nii, et ei tule pangamaksu, on ju. Noh, et tegelikult ma kusjuures mäletan 2020, kui see alkoholimüügi määrus ei olnud veel nagu volikogus vastu võetud, ma kirjutasin erinevatele inimestele ja ütlesin, et nagu tehke meeleavaldus Vabaduse väljakul, nagu minge öelge, et see ei ole okei ja keegi ei teinud seda. Et keegi ei istu üheski kabinetis ja ei mõtle selle peale, et kuidas nagu Tallinna ööelu või seda klubi kultuuri nagu arendada. Okei, mina mõtlen, on ju, aga kauaks mind seal on. Ja noh, ma tahaks tegelikult nagu näha palju tihedamat survestamist kultuuriministeeriumile. Et meil on praegu kultuuriminister, kes on välja kasvanud ööelu valdkonnast. Aga mida teeb kultuuriministeerium ööelu valdkonna või klubi kultuuri jaoks? Mitte midagi. Aga meil on ju üks idee, mida me oleme erinevates seltskondades kõigiga arutanud, on see, et oleksid siis kõigile asutustele piletite pealt maksusoodustused, on ju. See, mis on toimunud näiteks Berliinis, kus nad maksavad alla 10%. No Eestis saaks toimida niimoodi, et kogu kultuurivaldkond koondub kokku ja teeb ühispöördumise siis Vabariigi Valitsusele, tegelikult rohkem rahandusministrile kui kultuuriministrile, aga noh, kogu valitsusele, et see ei puuduta ainult tööelu, vaid see puudutab nagu teatripiletitest raamatute ja nagu kõige muuni ja noh, ma olen seda öelnud, ma ei tea, nii Eesti Kirjanike Liidule kui Näitlejate Liidule ja noh, enda valdkonnast nagu rääkimata, et ma ei tea, miks ei organiseeruta. No võib-olla see, et sa ütledki, et liider on nagu puudu. See on võib-olla, mina tunnen, et ma olen ka nagu tahtnud rohkem häält teha, aga ma märkan, et vähemalt minu skene inimesed pigem eelistavad seal aftekal rääkida taga, kui actually nagu päeval kokku saada ja see on ka mingil määral okei, aga ja see on okei, aga see ei nagu mingit muutust ei too. Midagi. Et jah, et tõesti nagu sellist nagu üleskutset oleks vaja kelleltki. Ja selles mõttes nagu erinevatel kultuurivaldkondadel on ju esindusorganisatsioonid olemas, et noh, muusika jaoks on see tegelikult Music Estonia, et see on olemas, sinna kuuluvad ka ööelukohad, et tegelikult see on nagu nende esindusorganisatsioonide siis liikmete ülesanne öelda enda juhtidele, et palun teeme selle käibemaksu erisuse pöördumise. Et taaskord seda erisust ei tule seni, kuni Reformierakond on nagu nii võimsalt valitsuses, aga praegu ei ole ka tegelikult diskussiooni sellest, et see, et me räägime nagu kuskil suitsumasina taga sellest, see ei ole tegelikult avalik debatt ja kui meile nagu tundub, et või kellelegi tundub, et sellest räägitakse väga palju, siis ei, sellest ei räägita väga palju, räägitakse palju sõjast Ukrainas. Music Estonia ikkagi korraldab selles mõttes ja räägib sellest, aga suht minimaalselt. Aga et juba seda on alustatud küll et viimasel koosolekul oli see juba teemaks. Aga võib-olla lihtsalt inimesi on nii vähe, et sul nagu puudub see suur jõud. Ei, ma ei ole sellega nõus. Ei, lihtsalt nagu inimesi on piisavalt. Lihtsalt tuleb teha otsus, et minnakse küsima käibemaksu erisust, siis tehakse ettepanek ja siis minnakse seda küsima. Seda võib üks inimene ka teha. Lihtsalt sellel on suurem jõud, kui kogu valdkond on sellel taga. Selle võtame siis kaasa, et inimesed peame kokku tulema ja minema küsima. Ja eestsed otsige enda sees seda mingit temperamenti ja
ei, see ei ole temperament ja temperamendiga ma ei soovitaks minna niisugust asja tegema, ma pigem soovitaks võtta nagu lähiriikide näited ja Näiteid, jah. statistika ja lihtsalt paberi peal ära tõestada, et miks see lõpuks on ka Eesti rahalisele olukorrale kasulikum ja Eesti kultuurivaldkonnale kasulikum, kui käibemaks oleks teatud toodetelt siis või teenustelt odavam. Et Jah. siin ei ole temperamendiga midagi vaja, siin on nagu numbreid ja andmeid vaja. faktid on vaja lauale panna lihtsalt. see oli mu punkari pool hakkas rääkima. aga kui me mõtleme teiste riikide kogemuse peale, siis sa käisid just ka Sydneys ja seal ööelu linnapeasid, ööelu nõunikke on üle maailma, neid ikkagi on. Sydney ööelu, kõige põnevam ei ole, Austraalias on ikkagi Melbourne see koht, kuhu sa lähed ööelu jaoks. Sydneys on omad reeglid ja asjad, millega tegelikult on need noored seal võidelnud omajagu, aga sa ikkagi ütlesid, et sa tulid tagasi sealt mõtetega, mida saaks ka meile üle kanda või midagi, mis sind inspireeris. Mis mõtteid see tekitas? Austraalia on niisugune riik, kus on väga palju raha ja seda on nagu tunda seal suht nagu igal sammul, et kõiki nagu ideid realiseeritakse ja igast nagu erinevaid nagu olulisi arenguid on valdkonnas ja seal on siis tõesti niimoodi, et seal on ka minister, kelle üks valdkondadest on ööelu teemad ja siis Sydneys on jah, see nighttime mingi officer või midagi sellist. Ja tema on teinud sellist tööd, et kui ta alustas, siis tal oli vist tiimis 5 inimest ja aasta eelarve oli 3 miljonit ja siis 3 aastaga on 50 inimest ja 30 miljonit. Ja selles mõttes nad koguvad väga hästi andmeid ja analüüsivad neid andmeid. Sydneys olid ka need sulgemispiirangud, kellaajalised sulgemispiirangud pikalt, mis nüüd on siis osati tühistatud, aga nagu piirkonniti, siis nagu linnaosade või nagu asumite põhiselt. Ja nad nagu tegelevad hästi palju sellega, et seda valdkonda arendada. Naljakas oli näiteks see, et nende jaoks oli väga huvitav nagu meie ööbusside kogemus, et neil küll on nagu mingi öine ühistransport, aga see ei ole nagu läbimõeldud ja see ei ole nagu seotud siis sellega, et kus mingid nagu kohad asuvad ja ma olen täitsa kindel, et varem või hiljem nad nagu panevad ka selle toimima ja selles mõttes nad on nagu oma andmekogumise ja analüüsi poolest Euroopast ikkagi nagu kõvasti ees, et üleüldse nagu, et kui ma seal olin, siis valitsus just arutas seda uut seadust, et sotsiaalmeedia oleks kuni 16-aastastele keelatud ja nüüd see võeti vastu, on ju. Okay. Et selles mõttes kõik kohalikud olid ka nii, et ma ei kujuta ette, kuidas nad seda nagu plaanivad teha, aga ühesõnaga, et julgetakse nagu teha mingisuguseid otsuseid kohtades, kus on tarvis neid päriselt nagu teha. Aga seal olid ka mingid iidsed nagu reeglid sellest ajast, kui konservatiivid olid võimul, et diskokuule ei võinud olla näiteks ööeluasutustes, et nüüd võib. Ühesõnaga, et seal on nagu palju asju, mida tuleb nagu muuta või näiteks New Yorgis oli ju veel, ma ei tea, 8 aastat tagasi oli see mingi no dancing law, et tohtinud nagu teatud ruumides ei tohtinud tantsida või Jaapanis näiteks. Et selliste asjadega tegeletakse. No väga põnev. Aga kuidas nende andmete kogumisega, et kas sa mainisid erinevaid intervjuusid, mis sa oled läbi viinud, aga kas on ka kvantitatiivseid andmeid kogutud, et aru saada, mida me vajame, mida me tahame, et sa oled paljudes kohtades maininud, et andmete kogumine on oluline, aga kas on ka mingeid kvantitatiivseid andmeid kogutud ja statistikat tehtud? Ja, selles mõttes Tallinna linn teeb niikuinii kogu aeg seda mingit linna elaniku rahulolu uuringut 4 korda aastas, kus siis küsitakse nagu
täiesti seinast seina ja nendesse küsimustikesse olen ma ka ööelu teemasid sisse pannud, ehk siis on olemas nagu mingid küsimused, mis on olnud midagi, mis on mind nagu huvitanud ja ma olen palunud neid küsida ja siis sealt on tulnud andmed. Aga no nagu ma ütlesin enne ka, et nüüd, kui nagu pilt on selgem, milline hakkab selle nagu arengudokumendi struktuur olema, et siis saab vajadusel lihtsalt tellida juurde mingeid uuringuid, et kindlasti midagi on nagu tarvis. Noh, oleks vaja ära mõõta siis nagu Tallinna ööelu finantsiline maht, aga kuna meil on need nagu ettevõtete mingid tegevusvaldkondade koodid on nagu nii kobad, et siis ei ole võimalik vist eristada nagu ööelu kohta lihtsalt toitlustusasutusest, et seda statistikat ei olegi, et see on nagu, seda tuleb nagu oletada. Aga noh, see on kindlasti midagi, mis sinna sellesse arengudokumenti peab ka sisse saama, et kui palju, mis tüüpi kohti meil on ja kui palju nad siis käivet toodavad. Ehk siis meie järgmine samm peaks olema see, et meie skene inimestest me leiame neid akadeemilisi nii-öelda akadeemikuid, kes viitsivad siis hakata tõesti natuke uurima selle kohta, et me küll räägime nendest probleemidest, aga meil ei ole väga numbreid näidata või me suhtleme. Jah, mingid näited on juba tulnud teemaks, on ju, et tore, et on hakatud näiteks Berliinist nii palju rohkem rääkima, et kuidas seal asju tehakse, aga ma märkan ka seda, et kõik vinguvad, aga keegi väga nagu ei... Aga Natali uuris väga põnevat asja. Sa uurisid oma magistritöös, kuidas eesti ja vene keelt kõnelevate noorte integratsiooni saab aidata et kuidas ööelukohad seda mõjutavad. Mis sul sealt tulemuseks tuli? Et integreerib küll. Aga seda võime omast kogemusest ka öelda, et see on tore. Kahjuks magistritööd ei saa teha nii, et sa oled nii, et ma tean, nii on. Jah, seal ma siis ka intervjueerisin nii eesti kui venekeelseid noori, kes olid Sveta baariga seotud või regulaarsed külastajad. Ja jah, sealt tuli selles mõttes välja tegelikult see, millega Liisa alustas, et need nagu ööelu kohad on nagu turvalised ruumid igas mõttes, kus kõik saavad olla nemad ise, tunned ennast nagu vabalt ja hästi ja kuuluvustunne ja keelebarjäär ei ole nagu üldse mingi teema, et on nagu neid meie seas, kes on näiteks, ma ei tea, 18-aastaselt hakanud käima klubides juhuslikult, enne täiesti nagu padu venekeelsed ja nagu selles keskkonnas õppinud ära eesti keele. Ehk siis see klubi on teinud nagu seda ülesannet, mida 12 aastat kool ei suutnud teha. Või siis üks mu intervjueeritav ütles seda, mis ma tegelikult nagu olin ise nagu enda peas välja öelnud, aga noh, ma ei saa seda nagu ise kirja panna, et Sveta baar on eesti ja venekeelsete noorte integratsiooniks teinud ära rohkem kui ükskõik mis riiklikult rahastatud programm ja noh, mul ei ole nagu andmeid, et öelda, kas see on nii või ei ole, aga seda ma saan küll öelda, et integratsioon toimib siis nagu orgaanilises keskkonnas ja mitte forsseeritud ruumides nagu näiteks noortekeskused, kus sul on keegi ametnik vaatab tabelist, kas sa käitud täpselt nii, nagu tal on seal kirjas, et sa pead käituma ja siis võib-olla veel pead kellegagi seal suhtlema. Et selles mõttes nagu üks järeldustest ja soovitustest selles töös oli ka see, et ka nagu integratsioonirahasid tuleks suunata sinna, kus tegelikult see protsess on juba nagu käivitunud selle asemel, et hakata ise välja mõtlema mingisuguseid uusi formaate. Kas siis seda oleks ka pidanud tegelikult Luuk ja Madleen kuidagi või meie keegi sealt Svetas siis märkama ja siis viima seda näiteks integratsiooni sihtasutuse juurde ja paluma neilt läbi selle raha, et näiteks sinu magistritöö raames või kas seal oleks ka olnud mingi võimalus, et selliseid asju ära näha? Ütleme nii, et kui ma mõtlen nagu sellele elule, mis ma elasin 4 aastat tagasi, kui ma olin nagu kultuurikorraldaja, on ju, et siis ma ikkagi
olen nagu see tüüp, kes koputab igale uksele ja nii, et meil on siin niisugune projekt, kas te tahaksite seda toetada? Ja nagu ei lähe ära enne, kui see toetus tuleb, et selle peale ma ütleks jah, otse loomulikult. Et Ida Raadio tegelikult täpselt samamoodi on saanud sellelt British Councililt kunagi integratsiooniprojekti rahasid ja selle jaoks, et neid saada, me pidime lisama seal mingi 6-10 venekeelsete noorte tehtud saateid oma programmi, mida me siis tegime. Et ja noh, ma ei teagi, kas me tegime seda nagu ennekõike sellepärast, et seda raha saada või sellepärast, et me tahtsime neid saateid, on ju, aga noh, jah, nagu võimalusi on tegelikult väga palju ja väga loov tuleb olla nende nagu võimaluste äratundmisel, et ka see, kes on siis see nii-öelda võimaldaja, ei pruugi tegelikult isegi teada, et te olete talle sobiv nagu projektipartner, see lihtsalt tuleb veenvalt ära rääkida. Ja võib-olla lõpetuseks tahakski mõlemalt veel mingid sisendid siis niisugust, no Natali on maininud, et Eesti võiks pakkuda nii Berliinile kui teistele suurtele mekadele siis ööelu ja kultuuriga konkurentsi. Liisa, mida sina näed, et mis võiks juhtuda siin, et see tõesti saaks olla võimalik, et inimesi siia rohkem ligi tõmmata ja mis oleks meie see positiivne areng, kuhu poole pürgida? No ma arvan, et tulekski teha kõike turvalisemaks esiteks, et meie enda inimesed tahaksid ka rohkem osaleda selles ja lihtsalt rääkida rohkem, võtta ise initsiatiivi, et ma ise olen küll mitu kuud olnud ööelust puhkusel, aga see on ka sellepärast, et ma tundsin, et ma olen lihtsalt väsinud ja ma ei jaksa ja kõik hakkas korduma. Et nagu kõigepealt hoolitse enda eest ja siis hoolitse oma pidude eest ja mõtle natukene kaugemalt ka, kui lihtsalt see, et sa tahad lahedat üritust teha. Vahet ei ole, kui tihti sul need on, aga lihtsalt ja mulle tundub, et kõik natukene nagu nokitsevad oma asja ja vaatavad hästi niimoodi ja see on okei mingi ajani. Aga kui sa, no ma ei tea, mingi X2 pidu võib olla nii. aga jah, et kui sa nagu oled osa meie suurest ühisest grupist siin näiteks Tallinna ööelus, et siis igaüks võiks nagu midagi päriselt ka ära teha, lisaks sellele, et ta käib ja vingub kogu aeg. Et skeene võiks nagu rohkem kokku tulla? Absoluutselt. Ei või? Absoluutselt. See nagu aitaks kõikidele neid asju alustada, et inimesed viitsiksid omavahel üldse rääkida ja et nad üldse suhtleksid omavahel. Mul on selline tunne, et mina näiteks olen viimased paar kuud skeene inimestega suhelnud ainult siis, kui mind kuhugi bukitakse või alla, kui kellelgi on mingi küsimus mingisuguse ürituse kohta, et muidu nagu või Natali Metsa kohta. Või Natali Metsa kohta. Ja Natali, kas sa usud ööelu tulevikku ja just sellesse, nendesse ideedesse? Ja ei, muidugi ma usun, lihtsalt, et ma võin veel korrata seda, et ei saa jääda lootma selle peale, et nagu mina teen Tallinnas kõik asjad korda, ma ei tee kõiki asju korda, ma ei saa seda üksi teha või et keegi päriselt nagu valitsuses hullult mõtleb selle peale, et kuidas ikkagi nagu oleks nii, et ka ööelu saaks enda osa, et seda lihtsalt tuleb nagu kommunikeerida ja teha veenvalt ja see võtab aega. Ja noh, siis jälle nagu linna poolt üks nagu järgmisi samme, mida ma soovin astuda, on ka nagu välisturgudele jõudmine, et tutvustada Tallinnat täpselt selle sama nagu alternatiivse sihtkohana. Aga noh, et seda teha peab olema ka nagu see sisu ja kohalik nagu tugi kindel. Turvalisuse kohta on meil ju hea uudis, et nüüd on meil jookides paikimise testid. Kas see on jõudnud nüüd, kuidas see liigub, kas see jõuab igale poole klubidesse? Ei, neid teste oli kokku umbes 2000 ja need on kõik ära jaotatud klubide vahele, aga see test tuvastab ainult GHB-d
ja ei ole 100% täpne. Ehk siis mürgitatakse tegelikult kõige muuga samamoodi, et ennekõike ta on ikkagi nagu teadlikkuse tõstmise eesmärgil ja kuidagi ka nagu heidutusmeede, et lihtsalt nagu juhtida tähelepanu, et me mõtleme selle peale ja ära tule siia tilgutama oma mürki mu joogisesse, sellepärast et me pöördume politseisse, mida tulebki kindlasti alati teha ja mitte nagu karta midagi. Ühed võtsid samast, et viimase teemana, et kui Austraalias on palju selliseid testimispunkte, kuhu inimesed, kes erinevaid uimasteid tarvitavad, saavad viia need, et seda kontrollida. Kuidas sa näed, et Eestisse see kuidagi jõuda võiks või kas see on selline tabuteema, et kui räägime selle turvalisemaks muutmisest, siis inimesed kohe arvavad, et me tahame propageerida midagi sellist või on see täielik tabu ja seda ei saaks juhtuda? Esiteks ma arvan, et kui me ise räägime illegaalsetest narkootikumitest, siis me ei peaks kasutama mõistet tabuteema, sest et siis me kohe raamistame selle ise tabuteemaks öeldes, et see on seda. Eesti uimastipoliitika on suht jama, et on olemas ministeeriumite poolt koostatud ja vastu võetud Eesti uimastipoliitika valge raamat aastani 2030, mis on väga progressiivne paber ja see nagu suunab tegelikult siis nagu kogu seda narkopoliitikat ja seal on siis uimastite tarvitamise eelne testimine ühe nagu meetmena ka toodud, aga selleks tuleks muuta seadust, seadust ei ole raske muuta, aga et üldse praegu sa ei saa anda oma seda uimastit testimiseks, sellepärast et siis see on kohe nagu see on nagu handling, et sa nagu vahendad, mis iganes see eestikeelne sõna on. Ja siis on jälle see küsimus, et kas me lihtsalt nagu muudame testimise võimalikuks, see tähendab seda, et meie nagu õigusruum võimaldab testida või on ootus see, et riik peaks sinna ka nagu raha investeerima, et näiteks ma käisin Šveitsis ühel ööelu konverentsil ja seal oli nii seal konverentsi alal kui pärast pidudel olid need testimis nagu laborid ja siis inimesed seisid oma kotikestega ja siis andsid tädile ja onule ja siis ootasid 10 minutit ja siis said teada. Et see üks test ja seal siis nagu maksab riik selle eest või linn, üks test maksab 80 € linnale, et ma ei arva, et see on mõistlik kulu. Jälle nagu selles finantsolukorras, kus meie oleme Šveits, teine teema on ju. Aga seda selles mõttes on nagu väga-väga vaja, sest et inimesed tarvitavad nagu sihukest jama endale sisse, mille tegelikke tagajärgi me ei tea, et need võivad ilmneda nagu 10 aasta pärast. Andmed näitavad ka seda, et kui drooge testitakse ja sealt tuleb välja, et see droog sisaldab midagi, mida sa ei taha tarvitada, siis 30% inimestest ei tarvita enam kunagi. Ja tegelikult on ju see, kuhu me tahame jõuda, et inimesed tarvitaksid vähem, mitte lihtsalt teadlikumalt. Ja teine asi, miks testimine on hea, on see, et nii kui siis tuleb mingisugune paha aine, siis selle kohta on info. Samamoodi, ma arvan, me oleme kõik välismaal klubidel näinud vetsuseintel mingit teatud tüüpi värvi tablette, mille kohta öeldakse, et kindlalt mitte teha. Et tegelikult meil ei levi ju sihukest infot ka, kui siis võib-olla ainult nagu suusõnaliselt. Turvalisus ennekõike, aga hoiame ennast, enda ümbritsevaid inimesi ja vaikselt jõuame ka erinevatele riigi tasanditele siis nendega, et meil on ju toredad ööhaldjad ja palju toredaid ettevõtmisi veel, et tegelikult me liigume sinna suunas, et kõik oleksid hoitumad ja märka sõpra ja märka ka võõrast hädas ja hoiame üksteist. Aitäh saatesse tulemast. Kas teil on veel midagi viimaseks rahvale öelda? Ei ole vist. Tulge peole. Ja käige peol ja
toetage . kultuur on oluline ja ja siis ööelu on seal kultuur. juhtuvad asjad . ja Jaa. algatused, see on Jaa. väga inspireeriv, kui palju on sinu elus algust saanud pidudest . ja kõik väga palju häid asju tuleb , tekib öösel just ja soovin kõigile tänulikke jõule . öös on Jah. asju . aitäh . aitäh!